Tervist! Mina olen Liisi Tamm, olen persoonibrändi agentuuri asutaja ning persoonibränd.ee sisulooja ning nõustan igapäevaselt just sinusuguseid ettevõtlikke inimesi, olgu nad eksperdid, juhid, ettevõtjad, selles, kuidas elada oma elu oma reeglitel. Ja kui ma küsiksin, et kas sina tahaksid elada Palmisaarel, valida aega, kuna sa töötad, seal, kus sa tahad seda teha ja nende inimestega, kellega sa tahad tööd teha, siis väga paljud seostavad sellist elu just Palmisaarega. Mina seda usku ei ole, sest olen ise Palmisaarel nii-öelda elanud ja ausalt öelda eelistan valida vahepeal tõesti sellises kontoris hoopis töötamise. Ja mida ma olen mõistnud, ongi see, et tegelikult inimesed ei vaja Palmisaarel elamist või sellist mitte midagi tegemist, mis tihtipeale asukoha vabadusega on seotud, vaid nad tahavad vabadust. Vabadust valida seda, kellega, kus, millal ja mida tehes nad nii-öelda tööd teevad. Ja sellepärast ongi võib-olla populaarseks saanud see mõtteviis, et tee seda, mida sa armastad ja sa ei pea päevagi tööd tegema. Kui me teeme tööd, mis meile meeldib ja me saame seda valida ka aja osas, näiteks, et hommiku inimene ei pea kell 7 üles ärkama, siis me naudime seda tööd ja see ei tundu sellise negatiivse asjana. Ja olen viimastel nädalatel asukohavabadusest palju rääkinud, koolitanud ning minu lähenemine sellele on üsna strateegiline. Minu mõtteviis ja see, kuidas ma soovin inimesi nii-öelda nende töös ja nende persoonibrändis toetada, ongi üsna strateegiline. Et sa saaksid panna endale plaani, kuidas sa kujundad oma elu aasta, 2-3 pärast nii, et see oleks sinu reeglitel. Aga täna ma ei räägi sellest strateegiast, kuidas seda luua. Selleks mine persoonibränd.ee ja otsi sealt erinevaid turundusstrateegiaid, mõtteviisi kujundajaid ja inspiratsioone nendest blogipostitusest, et mine kindlasti vaata, panen mõned ka siia alla, mõned postitused, mida ma soovitan sul vaadata. Täna ma tahan rääkida mõtteviisist või pigem isegi sellistest iseloomuomadustest, mis ühel nii-öelda asukohavaba mõtteviisiga inimesel olla võiks ja millega ta peaks arvestama, kui sa suundud elustiili poole, kus sina lood oma reeglid. Ehk siis sa lood sellise elu päevakava, nagu sina tahad. Kas see ei ole mitte see, mida me kõik soovime? Ja selleks on mul 1, 2, 3, 4, 5, 6 erinevat punkti, mida siis võiksid mõelda, et kas sul on need olemas, kas see tuleb sulle lihtsalt ja kas asukohavabadus üldse on sulle. Esimene punkt, mis on minu arust kõige olulisem, on distsipliin. Kui me loome oma elu oma reeglite järgi, siis me ei ole ainukesed, kes teavad, millised need reeglid on. Me ei ole ainukesed, kes sunnivad iseennast elama teatud reegli järgi. Üks palgatöö on mõnes mõttes või töö kellelegi teisele on nii atraktiivne, on see, et keegi ütleb meile, et sellel hetkel selliste tulemustega pead sa nii-öelda hakkama saama ja sulle antakse teerada ette. Kui sa ise hakkad kujundama oma elu, ükskõik kas on palgatöö, ettevõtlus või mingi muu lahendus, siis sina lood need reeglid ja sina pead ka neid järgima. Ja paraku on inimloomus selline, et me tihtipeale endale nii-öelda allume üsna halvasti. Nii et mõtle, kas sina suudaksid sellel nädalal luua ühte reeglit, mis ei ole sulle võib-olla kõige mugavam, aga mis aitaks sul jõuda oma elustiili poole või aitakski olla selles elustiilis. Näiteks, kui ma soovin ärgata hommikul kell 5, et ma jõuaksin kella 7 valmis uue blogipostitusega. Kas ma suudan seda teha? Kas ma suudan ühe nädala iseendale antud lubadust niimoodi pidada? Loomulikult on kergem võib-olla tuua eesmärkidest nagu tervise nii-öelda käitumine, et ma tahan trennis hakata käima või ma tahan tervislikult toituda. Aga kui sa mõtled just oma tööle, et mida sa tahad teha selles nädalas ja kas ma suudan ennast distsiplineerida seda tegema, ilma et keegi teine meid selleks nii-öelda pushiks ja meile tõuget annab. See oleks siis üks distsipliin. Kas sul on seda? Kas sa suudad iseennast distsiplineerida ja endale antud lubadusi hoida? Number 2 on ebakindlusega toimetulek.
ja ka see on tegelikult üks omadus või arusaam, mis tänapäeva töötajale, personalijuhile, juhile, ükskõik mis valdkonnas tegutsevale inimesele on hästi oluline. Täna alustavad noored või kui sa vahetad karjääri, siis tihtipeale me ei tea, mis 5 aasta pärast meid ootab. Meil on ka väga raske ümber õppida, sest me ei tea, kas seda on järgmise 5 aasta jooksul vaja. Mis tähendab, et kui sa hakkad oma elu, oma tingimustel looma, oma ettevõtet alustad või lähed uude riiki elama, siis see ebakindlusega toimetulek on tohutult oluline. Ja usaldamine, iseenda usaldamine, et ma saan hakkama, on siin võib-olla üks suurem abi. Ja teine asi on olla kogu aeg valmis õppima, nii-öelda olla arenemisvõimeline, et see on hästi oluline. Olulisem vahepeal kui oskused, mis sul on. Ehk siis olla paindlik ja olla arenemisvõimeline ja mõista, et me peamegi tulema toime erinevate muutustega, aga olla siis ise alati samm ees. Ja kui me mõtleme seda professionaalses vaatenurgas, siis minnagi julgeta olla nii-öelda oma nišis ja teada seal rohkem kui teised, miks persoonibränd ongi nii oluline tegelikult tänapäeval. Ehk siis esimene distsipliin, teine on ebakindlusega toimetulek, et siis olla nii-öelda asukoha vabaduses või oma elureeglite vabaduse loomisel nii-öelda eesrinnas. Kolmas on natuke juba mainisin paindlikkust, aga ma tooks juurde loovuse ja ideede genereerimise oskuse. Palju on meile juba ette antud, millised võimalused on asukoha vaba töö juures, et me räägime erinevatest digitaalsetest toodetest, aga mina ütleks, et ei pea olema digitaalsed tooted ainult, kuigi need annavad väga palju võimalusi olla nii-öelda reisida ringi, kes hindab seda asukoha vabaduse juures ja mitte olla siis ühe ettevõttega seotud, aga tegelikult ükskõik, kui sa oled ka kontoritööl, palgatööl, leia võimalusi, leia ideid, kuidas sa saad oma tööd teha ära mujal ja kuidas sa saad veenda siis võib-olla tööandjad selles, et sa saad valida oma aega näiteks, et sa saad valida tööülesandeid. Ehk siis ideede genereerimine nii töösiseselt, aga ka siis, mis on see eriline toode või teenus, mida sina saad pakkuda, mille läbi sa saad luua oma ettevõtte, oma brändi ja oma pakkumise, nii-öelda väärtuspakkumise teistele, miks nad peaksid sind valima. 4. on julgus ennast ja oma tooteid pakkuda. Julgus rääkida sellest, mida sa teed ja mida sa tahad inimestele tuua, mis on sinu nii-öelda oma, millest nad oleks valmis ka raha maksma päriselt ja tegema seda sinu tingimustel. Et mõtle sellele, et kui lihtne või kui raske on sul minna võimaliku kliendi juurde öelda, et kuule, et mul on selline toode või teenus, et mis sa sellest arvad? Ja olla valmis ka kuulama siis, mida tegelikult arvatakse sellest ja siis vastavalt tegema võib-olla muudatusi sinna paindlikkuse poole peal. Ehk siis julgus näidata, rääkida oma teenustest ja töödest. Ja siin ma ei lähe detailseks selles, et kuidas sellest rääkida, et jälle persoonibrand.ee, seal on väga palju materjale sellest, kuidas rääkida iseendast nii, et see kõlab ausana ja et see ongi aus. Et see on oluline faktor. Ehk siis me oleme läbi käinud distsipliini, ebakindlusega toimetuleku, ideede genereerimise ja nii-öelda loovuse paindlikkuse ning julgus pakkuda iseennast ja oma teenuseid. Järgmiseks 5. on läbirääkimisoskus. Mainisin põgusalt sellest, et tööandjale on ka võimalik nii-öelda rääkida, et ma saan oma tööd teha teistel aegadel, kui võib-olla palgatöö seda eeldab. Ma saan teha seda teisel moel ja sa tegelikult peaksid julgema ka läbi rääkida alates läbirääkimistest kuni sellest, et mis tööülesanded sul on, mis võimaldaksid siis kujundada sinu enda professionaalset karjääri sellisel viisil, nagu sina tahad. Ja see algab sellest, et sa valid tööülesanded, mis on sulle spetsiifilised, mis on sulle huvitavad ja mida sina teed kõige paremini. Ja mis aitavad siis vastavalt kujundada ka sinu tulevikukarjääri juba ette. Ehk siis selline läbirääkimisoskus, mõistmaks, mida klient vajab, mida sinu tööandja vajab, pakkudes neile, nendele vajatud nii-öelda oodatud lahendused
aga tehes seda nii, et sinu eesmärgid saavad täidetud ja sa mõtled juba sammukene ette, et kuidas need ülesanded, tööd aitavad sul luua asukohavaba elu aasta, 2-5 pärast. Ja viimaseks 6. on tehnoloogiaoskus. Siin on loomulikult on tehnoloogiaoskusega inimestel natuke eelis, kuna väga palju teenuseid ja tooteid on läinud e-põhiseks. Ja see teeb lihtsalt kergemaks mõned asjad. Ma ei väida, et ilma tehnoloogiaoskuseta ei oleks võimalik asukohavaba elu elada, sest ma usun, et asukohavabadus on pigem mõtteviis kui töö konkreetselt. Mõtteviis, et ma võin valida, kus ma kunas töötan. Ja see võib olla täiesti tavaline kontoritöö Tartus, kus mina praegu näiteks olen. Aga tehnoloogiaoskus aitab meil asju kergemini organiseerida. Aga siin tuleb kindlasti vaadata, et mis täpselt on need tehnoloogilised oskused, mida on vaja. Näiteks YouTube üleslaadimine, videode laadimine võib olla sulle kasulik, võib-olla mitte. Kas sotsiaalmeedia on sulle vajalik või mitte, kas mingite dokumentide töötlemine, kujundusprogrammide kasutamine või mõne konkreetse turundusvahendi kasutamine, mis aitab selliseid turundusvooge tekitada, müügiprogrammide kasutamine, mis iganes. Et siin peaks tegema väikese kaardistuse, millised tehnoloogiaoskused aitavad sul paremini olla vaba mingitest ruumidest või mis aitaksid sul teha uut tööd uues kohas sinu tingimustel. Need on siis minu poolt pakutavad 6 sellist kriteeriumit või enda mõtteviisi, millele keskenduda, kui sa planeerid oma elu oma tingimustel elamist ja seda asukohavabalt, ehk siis sa saad luua selle keskkonna, kus sa tahad ja kunas tahad. Nüüd lõpetuseks ma tahan öelda, et see on mõtteviisi küsimus ja see nõuab järjepidevust ja see nõuab ette planeerimist. Sellepärast ongi persoonibrändi kujundamine pikaajaline protsess. Sinu karjääri kujundamine on pikaajaline ja pidev protsess, et see ei lõppe mitte kunagi ära. Nii kurja kuulutavalt, kui see ka kõlab, siis see on tegelikult põnev, fantastiliselt loov projekt, mis võiks olla sul iseendale. Ja kui ma saan sind kuidagi aidata, võta minuga ühendust, et luua konkreetseid strateegiaid ja seada eesmärke, et sa saaksid samm-sammult läheneda sellele oma tingimustel elatud elule. Ja ma usun, et me näeme ka kohe, et sul tegelikult juba on esimesed sammud astutud, sest me kõik tahame elada tähenduslikku elu, kus need tegevused, need tööd, mis me teeme, on tähenduslikud. Ja vabadus just seda minu arust loobki, et sa saad valida. Kui sul on lisaküsimusi või sind huvitavad erinevad töölehed, siis mine persoonibrand.ee, jälgi ikka seda YouTube'i, pane subscribe kuskile ja jaga seda videot ka nende inimestega, kes saaksid sellest inspiratsiooni, mõtteainet, et julgemalt astuda neid samme oma elu poole. Ja pane ka kommentaare, mis küsimusi või mõtteid see video sinust tekitas siia samma alla, et saaksin juba järgmise video teha võib-olla sinu küsimuste vastusena. Ja kui sa oled ise oma asukoha vaba elu loonud, siis kirjuta natukene sellest kommentaarides, et kuidas sina seda tegid. Tahaksin sellest väga kuulda ja kindlasti ka teised tahavad kuulda, et see ei ole üldse midagi keerulist. Nii et thumbs up. Jaga ja tule jälle tagasi siia kanalile või mine persoonibrand.ee. Oleme ka Instagramis ja Facebookis, kui see kanal on sinu jaoks. Ja järgmise korrani juba. Seniks aga loo oma elu oma tingimustel.